tere tulemast Musta kassitara lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin tähekaardiga. Kui teil olid mingid kitsaskohad, terviskehva või muud mured, siis tähekaart ütleb, et kõik saab korda. See on lootus, see on tervenemine, see on elus edasiminek ja kuna tema kõrval kohe on surmakaart, siis see mure lõpeb ära. Midagi teie elus lõpetab see surmakaart ära. Et mis iganes see raskus praegu on, siis see saab läbi, kas nüüd sellel nädalal või lähitulevikus. Edasi tuleb teil keisrikaart. Keiser räägib seda, et teie salved saavad olema täis. Keiser hoolitseb selle eest, et meil oleks salved alati täis. Et meil oleks kodu, kus elada, soe tuba, söök laual, riie seljas, töö, materiaalsed vajadused oleks kaetud. Kõik see, kui teil praegu on kuskil see kitsaskoht, siis keiser hoolitseb selle eest, et see kõik läheb üle, et see kõik saab olema. Edasi tuleb sauade 10. Sauade 10 on minu jaoks raske koorma kandmise kaart ja ma arvan, et see on see hetke olukord. Et te tunnete, et kogu see olukord käib teil lihtsalt üle jõu. Kas teil on tööd liiga palju või on teil mingid muud mured, aga te tunnete, et te hakkate ära väsima selle koorma all. Ja ma arvangi, et see surm lõpetab selle ära. Keiser aitab seda koormat kergendada. Ja siis saab elus edasi minna kergema sammuga. All on meil siin karikate 6. Karikate 6 on nostalgiakaart. See on selline kaart, kus me mõtleme oma mineviku peale, tuletame meelde oma lapsepõlve sõpru, mõtleme kooliajale, koolikaaslastele, võib-olla läheme külla kellelegi sinna, läheme lihtsalt vaatama oma kunagisi kodukohti. Võib ka olla see, et kohtume kellegagi minevikust. Keegi helistab, saadab kirja, tuleb külla, kutsub kusagile, kutsub kohvikusse. Et tuletab ennast meelde. See on väga meeldiv, nagu see ei ole halb kaart, see on meeldiv kaart, see on selline nostalgia radadel kõndimise kaart. Edasi tuleb sauade kuninganna. Sauade kuninganna on särav ja iseteadlik naine. Tema teab, kes ta on ja kus ta on. Ja tas on seda, ta on nii karismaatiline, et temas on seda sära nii palju, et see paistab kaugele. Ja sauade kaardid üldse tahavad kohe peale hakata, nii et kuna teil vana saab läbi ja uus, no alati kui vana uks sulgub, avanevad uued uksed. Kui näiteks oli terviskehva, nüüd on nagu paranenud, siis on ju jõudu rohkem, energiat ka rohkem ja saate alustada, ma ei tea, rohkem millegi tegemisega, enda liigutamisega. Lähete, teete seda, mida ennem ei saanud, sest tervis ei lubanud. Nii see sauade kuninganna siis kõnnib läbi elu säravana, aga tema ongi nii särav ja nii karismaatiline isiksus, et inimesed temale järgi vaatavad. Et kui tema kusagile läheb, ta võib olla ka täiesti väsimusest ümber kukkumas, aga ta ikkagi nagu särab kuidagi eriliselt. Et vot sellist sära soovin mina ka teile, armsad kalad. Nautige elu, särage, olge teie ise ja usaldage seda, et universumi ja inglid teavad täpselt, kus te olete, aitavad teil igast olukorrast välja tulla võitjana. Ja viimane kaart on teil siin mõõkade kuningas. Kui teil olid mingid juriidilised probleemid näiteks, siis mõõkade kuningas on väga tark selle koha pealt. Ta on üldse väga ratsionaalne. Tema peab seadustest kinni, tema ei lähtu emotsioonidest, tema mõtleb asjad läbi ja tema teeb sellised otsused seadusega kooskõlas, väga ratsionaalselt läbimõeldud, et tema lähtub ikkagi oma teadmistest, seadustest ja teeb asjad nii, nagu peab. Et kui tema on teie liitlane, siis pole teil küll mitte midagi karta. Et temaga koos saate läbi käia absoluutselt kõikidest kadalippudest, mis teile elus ette peaksid tulema.
Üldiselt ma näen seda nädalat nii, et ikkagi on positiivsed noodid siin. See koormakaart, see sauade 10 on nüüd ainukene selline kaart, mis on raske nagu selles mõttes, et ongi liiga palju kohustusi. Kas on töö juures pandud liiga palju kohustusi, olete ise endale võtnud liiga palju kohustusi ja delegeerige, kui teil on võimalik. Ehk elu aitab ja võtab midagi ära, mingid kohustused teie õlult. Üldiselt kõik, mis on praegu nagu pole nii hästi, siis täht parandab ära. Tähega kaardiga on ka veel see, et võite ka soovida, nii nagu me siis soovime, kui me näeme taevas langevat tähte. Võite ka selle tähekaardiga soovida endale lihtsalt, mida iganes te soovite. Mis teil elus praegu puudu on, kus kohas see king pigistab? Et soovige, et see lõpeks ära, see kinga pigistamine. Ja surm niikuinii lõpetab mingi asja teie elus ära, mida teil enam vaja pole, mis teid ei teeni ja mis ongi üleliigne. Selline lugemine tuli teile selleks nädalaks, armsad kalad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.